Ja Austraalia on siis Commonwealth of Australia, 6 osariiki, 2 territooriumid. Põhjaterritoorium Canberra on eraldi territooriumid, siis üks osariik on Tasmania ja Victoria ongi väikseim osariik siis nii-öelda mandri peal 227 000 kilomeetriga. Kõik teised on niisugused miljonilised osariigid. Aastani 1820 millegagi, 1824 oli selle kontinendi nimi Uus-Holland, New Holland. Siis hakati kasutama Austraaliat, aga tegelikult see Austraalia tuli sisse alles 1850-ndateks ja siis 1901, kui otsustati moodustada Dominion ehk Inglise kuninga all olev omavalitsuslik üksus, siis pandi tema nimeks Commonwealth of Australia. Lõunaosariigis on üks muide loomakasvatusfarm, mis on suurem kui Iisraeli riik. On see meelde jäänud. Ja kolonialismist juttu oli siin parem, siis seda ei ole mõtet väga rakendada Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada suhtes, sellepärast, et nemad käsitlesid ennast Inglismaa osana. Veel hiljuti inimesed, kes käisid Londonis, kirjutasid sellest, kuidas nad käisid kodus. See on hoopis teine suhe, see ei ole see suhe kui ma ei tea, inglased võtsid üle Keenia näiteks või midagi taolist. Need on teised. Peale selle, mis üldse Inglise kolonialismi puudutab, siis üldiselt kipuvad olema kõige paremas seisus need maad, mis olid Inglise kolooniad. Siis kusagil osaliselt läheb hästi Prantsuse kolooniatel ja kõige halvemini läheb Hispaania kolooniatel. Väga hästi ei saa aru. Major Heart, Paksu, Health and Community Services. Need on mingi tervishoiu töötajad ilmselt. See on mingisugune, see HVU on tervishoiutöötajate ametiühing. Need tahavad midagi saada. Te näete seal Austraalia lipp, siis on näete must-punane ja kollane keskel aborigeeni lipp ja näete sinine, roheline ja valge seal keskel. See on Torrese väina saarte inimeste lipp. See on omaette rahva, omaette rass, see ei kuulu aborigeeni turgu. Sellest puhust on aeg rääkida esimesest maailmasõjast. Nimelt, esimeses maailmasõjas oli brittidel abi jõudusid vaja ja nad panid kokku ANZAC, Australian New Zealand Army Corpus ja see saadeti Gallipoli alla Türki sõdima, kus ta sai hävitavalt tühja, aga seoses esimese maailmasõja ja selle korpusega tekkis Uus-Meremaa, Austraalia eraldi identiteet, see hakkas arenema. ANZAC päev, ANZAC Day is 25th of April, yes. Ja ANZAC päev on siis 25. aprill, et ma ei eksiks. Ja sõjas hukkunute mälestuspäev on 11. november, nagu Londoniski. Et siin Liis räägib, et Austraalia mõttelaadis on väga palju perioode olnud ja esialgu oli igavene, ütleme, kõigepealt toodi vangid kohale, siis toodi sõdurid. Siis hiljem hakkasid tulema vabad sisserändajad Austraaliasse. Nüüd tekkis kogu aeg jama, mida teha endiste vangidega. Kas neid võiks vabaks lasta, kas nemad võivad hakata normaalselt elama või ei hakka normaalselt. See oli suur diskussioon. Siis sõjaväelased võtsid võimu enda kätte, sest oli mitu rida siis nõrke kubernere või üldse, et inglastel oli selline komme. Oli mingi jama. Kutsusid kuberneri ära Londonisse, saatsid 2 aasta pärast tagasi. Selle ajaga, selle aasta jooksul oli sõjavägi võimu enda kätte võttud, aga võimu
mitte saanud olla ju. Ja sellepärast, miks Melbourne oli parem pealinn kui Sydney alguses muide. Ja siis see oli üks rida. Ja siis oli kogu aeg nagu seda vangide päritolu häbeneti või see oli nagu halb. Tänapäeval on vastupidi. Kui sa suudad ennast välja viia mõne vangini, siis sa oled tegelikult tehtud vend, orden rinda, võt nii. Üldse, et kes esimesena kunagi siis mitte austraallastest jõudis Austraaliasse on raske öelda, aga arvatavasti olid need Aasia ja Hiina ja selle suuna kaugmehed, nemad käisid siit hankimas meripulke, vähemasti aastatel 1400 oli see niimoodi ja 1640-ndatel jõuavad siis hollandlased esimesena siia rannikule. Ja Luna Park 1912. Maailm on väga huvitav, eks ole. Ühtepidi on mingisugune super idee ja ma ei tea, mis mängud ja konsoolid ja värgid ja teistpidi elab oma elu aastast 1912 pärit Luna Park. Selle kõige kõrval. Siin on 250 kilomeetrit trammiteid, 24 trammiliin ja üks trammiliin, mis sõidab ümber selle CBD on tasuta. Ilma kohta küsiti, kas see on tavaline ilm. Melbourne'is ei ole olemas tavalist ilma. Nende parool on 4 aasta aega 1 tunni sees. Aga tegelikult 80% inimestest elab 80 kilomeetri kaugusel ookeanist. Kõik teed vanasti käisid laevadega ümber. Saaremaal oleme siin rääkinud, mis aastatel hakati mingid teid ja asju ehitama ja rajama ja et korralik sisemaa tee sai valmis alles 2000-ndate alguses lõplikult, nii nagu me täna alles nägime. Ja sellepärast ei olnud kuni siis selle Federation Square'i sellega tähistati siis 100 aasta möödumist aastal 2001 Föderatsiooni väljakuulutamisest. Ei olnud nagu ühtegi platsi linna peal, kus ennast manifesteerida ja koguneda. Ja nüüd see siis rajati neile ja edasi siis linna sees on siis kõige tähtsam tänava Collins Street, kus on siis kuulsad kaubamajad ja hooned mõnes poole saab sisse astudes ja koala on siis kukurloom, Vascolarctos cinereus, Arctos on tegelikult karu, tegelikult ei ole karu muidugi. Temal kõige lähem sugulane on vombat, siis nendest loomadest siin. Ja siis ta kusagil 20 miljonit aastat tagasi moodustus, kuulub fossiilide hulka, 4-6 kilo, kaalub Põhja-Queenslandi koala, siin lõunas ta peab kasvada 12-14 kilosteks. Neil on hästi tugevad siis nagu sõrmed, millega ronida mööda siis puid, hästi teravad. Ühtegi rahulolematut koalat ei maksa endale sõrme võtta, sinu nägu vajab pärast kirurgi sekkumist. Kui koala peaks selle näo tõsiselt käsile võtma. Nii et selles mõttes tuleb olema hästi ettevaatlik. Üks koala tavaliselt elab üpris väiksel alal teatud siis eukalüptipuude piirkonnas, ronib üles ja ronib alla. Ja väga harva nad lahkuvad siis kusagilt oma territooriumilt, kui tuli seda põhjustab või midagi taolist. 30-40 liiki eukalüptit, nad söövad umbes 900 eukalüptit, mis ei kasvab. Ja oma piirkonnas nad tarbivad võib-olla ainult 1-3 lehti. Muide, siin kandis on hästi palju siis laavaväljasid. Siin on siis kunagi 100 miljoneid aastaid tagasi tegutsenud palju vulkaane. Basalt on see põhiline kivim. Siis on siin üks eriline haneliik, kes siin kogu aeg peatub. Me siin olemegi, elavad siis liivatüünides, elavad kaljulõhedes, taimede all. Tänapäeval siis on neile toodud eraldi siis pannakse
ehitatakse pesakaste üles, et nad ennast paremini tunneksid. Väiksed kalad, kalmaarid, krevetid on nendele toiduks. Kusagil 10–30 meetrit sügavale sukelduvad on ja 30 sentimeetri kõrgused on nad ja kehaosas ja 1 kilo kuni 1,5 kilo, siis sellised hästi sinakad, kivisinakad suled, valge kõhukene, siis nad elavad umbes 10–25 aastat. Ja sest nende põhiline teema on see, et miks nad tulevad pärast päikseloojangut, et ennast kaitsta röövlindude eest. Ja siia me läheme teiega siis matkama. Ja ta on siis nagu siin ka, et Kata-Tjuta on siis püha koht Anangu meestele. See on meie koht. Paraku halvad uudised kohalikel püha kohtade sõlut ei pakuta ja kõrts ei ole. Meil on Eestis on ikka kiriku kõrval kõrts alati ka, sellist asja ei ole. Ja vot sellised siis maapealne osa, siit on siis vaadatud ühele poole, see pinnas jätkub mingi 5 kilomeetrit ja ühele poole mingi 30 kilomeetrit. Ja siis alla läheb geoloogide arvates kusagil 5–5,5 kilomeetrit. Siis see massiiv, mis on siis eraldi monoliidina maailma üks suuremaid monoliite ilmselt. Me lähme kõigepealt teiega Kata-Tjutasse. Kata-Tjuta ja Uluru paistavad välja olema niisugused pumakad ja täpselt nagu ühesugused. Tegelikult on tegemist absoluutselt teistsugusest materjalist asjadega. Kata-Tjuta kõigepealt, kõik see asi, kunagi see maastik, mis siin praegu on, öeldakse, et Austraalia on üks suur terviklik fossiil, mis vastab osalt tõele ja kogu see maastik hakkas kujunema umbes miljard aastat tagasi, aga need sündmused, mida me konkreetselt vaatama läheme, kujunevad siis 500–550 miljonit aastat tagasi. Ja see on siis monoliit, erineva suurusega kivid, erinevad päritolukivid, kokku pressitud siis just betooniga üheks. 540 meetrit ja peale, vist 6 meetrit on siis kõrgelt see Kata-Tjuta, aga Uluru on siis umbes 348 oli ta jah, kõrgusega, nii et see Kata-Tjuta on tegelikult kõrgem, kuigi maastikul sellest väga hästi aru ei saa. Sellest Ulurust peaks olema mingi 50 kilomeetrit eemal. Siin maastikul on väga raske aru saada. Ta on jalutuskäik ümber tema 10,5 kilomeetrit. Uluru tähendabki Uluru. See on üks sellised asju, mida ei tõlgita. Muide, Austraalia kohta öeldakse, et see on maailma suurim fossiil, et kogu tema manner ja pinna on nagu niisugune fossiilne. Need soolajärved on pärit sisemere põhjast, mis laius siin 900 miljonit aastat tagasi ja nende protsesside tulemusena tekkisid setted. Nüüd põhjaterritooriumi üldpindala on 1,35 miljonit ruutkilomeetrit ja sellest 600 000 ruutkilomeetrit on siis pärismaalaste käes. Neil on mitu siis klassifikatsiooni. Üks on täisjuriidiline maaomand, see on ka nendele uudiseks, sest ajalooliselt ei olnud aborigeenidel maaomandid kui selliseid. Siis näiteks maatrustid või maaühistud teistes osariikides, näiteks 150 000 hektarit Uus-Lõuna-Walesis, Queenslandis, 103 000 ruutkilomeetrit on Lõuna-Austraalias, mis kuulub aborigeenidele. Nii et kui võtta siis niimoodi, et 50% maast Austraalias umbes on ühel või teisel määral tunnustatud aborigeenidele olulise maana. Nad kunagi ei valda oma maad üksikisikutena, vaid kollektiivina. Nii nagu oli
rendivad seda välja 99 aasta jooksul aastani 2084. Welcome to Sydney. Juhu! Yes. Ikkagi üle 30% elanikkonnast on siis aborigeenid. Siin räägitakse üle 100 traditsioonilise keele. Üldse, et kes esimesena kunagi siis mitte austraallastest jõudis Austraaliasse, on raske öelda, aga arvatavasti olid need Aasia ja Hiina ja selle suuna kaupmehed, nemad käisid siit hankimas Melbourne vähemasti aastatel 1400 oli see niimoodi. See on Sydney laht, see on 55 kilomeetri pikk. Tema rannajoon on üle 230 kilomeetri muide, sest ta on väga liigendatud rannajoonega ja seesama laht jagab siis linna kaheks, ärikeskus ja kesklinn lõuna pool ja paremal pool on siis elamukvartalid olnud, aga juba ehitatakse sinna ka ärihooneid nagu kõrgemaid sinna poole. Hästi palju jahtisid, hästi palju laevasid, hästi palju praame üle lahe käivad edasi tagasi. Deserteri loomapargis me saame kogu seda floorat või faunat vaadata siis hästi lähedalt. Seal on kõik sorti võimalikud känguruliigid ja mis iganes seal. Sinimägedesse, kes see tahtis Sinimägedesse? Sina tahtis Sinimägedesse, väga hea. Okei, seal lahingud ei toimunud. See on lahingute vaba Sinimäed. Kõige kõrgem punkt on meil 1005 meetrit, Katoomba, kui me täna jõuame. Üldiselt ei ole tegemist traditsiooniliste mägedega. Tegemist on platooga, mis on tõusnud ja mille on miljonite aastate jooksul jõed ära uuristanud kanjonite süsteemiks. Ja kõigepealt me lähme teiega vaatama siis sügavaid kanjoneid. Platoo sisse on vesi uhtunud kanjonid. Katoomba, yes, Eco Pointis Katoomba. Katoombasse läheme teiega ja seal on niisugune nii-öelda mäe nurk kolm õde, kolm sammast on nagu tekkinud välja, erodeerunud välja siis sellest, nendest sammastest. Siin on
on olemas selline asi nagu Villemi mänd ehk araukaariate sugulane. Mis sellega on? Seda arvati olevat välja surnud 10 miljonid aastaid tagasi koos tolleaegse elustiku ja taimestikuga. 90-ndatel aga äkki metsamehed avastasid selle siit pargist ja metsast. Siis kaabel rongidega sõitmine, päris niisugune rongiga sõitmine, ma ei oska neile nime anda, sellepärast et need on niisugused imelikud konstruktsioonid, mida on raske sõnastada. Väga kummalise raudteega alla kaevanduse tasemele, ei ole keelatud kiljuda ja siis seda kutsutakse ka dinosauruste oruks, aga kõik, mingi osa nendest juba kanjonitest ja kõik eksisteeris koos dinosaurustega, kui Austraalia oli veel osa Gondwanast, sest Austraalia hakkas Gondwanast eralduma 180 miljonit aastat tagasi. Meie räägime teiega aastates 350-250 miljonit tagasi. Ja selles mõttes Parasvõõtmest on vihmametsad kadunud täiesti. Aga on üksikud kohad Ahasoorid näiteks. Aga siin tänu nendele sügavatele kanjonitele on ta ellu jäänud. Ja vaated on paremal käel võib hüüda, issand kui ilus. Õudselt ilus. Jube ilus, eesti keeles palju. Kana Victoria paremal vaatab uusi kodanike hoolega ja siis roheline ja kollane Austraalia värvid on siis need laevad, mis veavad inimesi ühest kalpast teise. Thank you very much for coming to Australia. I had a fantastic time with you, learn a lot, so thank you so much. And I'm here in Australia for whatever you need. Okay? Have a safe trip back home.